ise on väga raske seda otsustada, sest mina ei kirjuta kunagi nagu raamatut korraga, et ma ei mõelnud, et nüüd kirjutan sellise raamatu Kerge kogu jõust, et nüüd ta on teistsugune, kui oli eelmine või üle-eelmine. Kuna ma kirjutan ainult ühte teksti alati korraga, ühte luuletust. Ja kui ma ei arvaks, et see tekst teistest eristub, siis ma ju ei kirjutaks teda. Et ma loodan, et kirjutades on selline arvamus või eksiarvamus, et ta on kõigist teistest ikkagi parem, mis ma tast muidu ikka kirjutan. Nii et selles mõttes on see Kerge kogu jõust kindlasti sarnane teistega, et ma olen ikkagi kirjutamise ajal arvanud, et mul on midagi öelda ja ma ütlen seda natuke paremini jälle, kui ma olen varem öelnud. Ja see, mille poolest ta võib eristuda, on ilmselt see, et ma olen vahepeal saanud kas targemaks või veidi rumalamaks jäänud ja muidugi on selge, et teised oskavad palju paremini seda öelda, kes näevad kas minu loomingu või üldse kirjanduse üldpilti nagu eemalt. Et on võimalik ju, et ta ka eristub. Aga kui sa oled ise selles sees, siis on seda natuke keeruline öelda. Kirjutades seda raamatut Kerge kogu jõust, ma arvan, et ma sain teada taas, kui raske on ühte head luuletust kirjutada ja seda, et ma ei kirjuta raamatut nagu kui raamatut korraga, seda ma just ka ütlesin. Nii et mida sellele võib vastata nii, et mida ma enda kohta teada sain, et mida üks kirjanik kirjutades enda kohta ikka teada saab. Saab teada oma võimete alampiiri ja ülempiiri sellel hetkel. Saab kas millelegi pihta või ei saa. On korraks väga õnnelik, siis on pikalt väga õnnetu. Et selle raamatuga, ma arvan, sain täpselt kõike seda kogeda ja taaskord teada. Kas sõnal on mingisugune vägi? Ma arvan, et kindlasti on, kuna sõna on energia. Ja kindlasti tuleb lahku lüüa siis nagu räägitud sõna ja kirjutatud sõna, sest kui me heli tekitame, see on füüsiline ja sellel on füüsiline energia. Aga on veel teistsuguseid sõnu. Ja kui me räägime kirja pandud sõnadest, näiteks luules, siis ega seal ei ole ainult sõnade vägi. Luules tihti, luuletus võib olla näiteks väga lühike, aga see, mis seal kannab, on üldse paus või pausid sõnade vahel. Näiteks kui vaatad mõne luuletuse sõnu, mis seal on, väga lihtsad sõnad, polegi teisi nii palju, aga saad ikkagi nagu puuga pähe, kui seda loed, nii et seal on vaikus ja siis on sõnad. Kas luuletaja peab olema aus ja kui aus? Mis mõtet on üldse luuletust kirjutada, kui sa ei ole aus? Minu jaoks on iga luuletus nagu teekond või tahtmine teada saada, kuidas asjad on. Sest luuletus on tihti targem kui selle autor ise. Ja kui sa selle teada tahtmise juures aus ei ole, mis mõttega sa seda siis teed? Vahel ma olen enda kohta lugenud, et ma nagu mängivat sõnadega. See minu meelest kindlasti minu eesmärk ei ole. Et kui selline asi on juhtunud, see on kindlasti selle tegelikkuse otsimise teenistuses, võib olla niimoodi öelda. Sest mitte, et ma arvaks, et keel kõneleb, kuigi omal moel ta seda ka kindlasti teeb. Ja ma ei arva ammugi, et keel kirjeldab tegelikkust, aga just see tee, kuidas sa luuletust kirjutades püüad läheneda
püüad läheneda tõele. Ja minu jaoks ongi luuletus nagu mõtlemise protsess. Ja lõpuks loodetavasti siis saan koos lugejaga jälle millestki aru, siis loomulikult peab olema absoluutselt aus, nii aus nagu saab olla. Kellele ma soovitan oma raamatut? Ma ei ütle, et inimesele, kes nüüd luulet armastab või et üldse peaks luulet lugema, sest ega mina ka luulet üldse ei armasta, luule on päris hirmus asi. Inimesele, kes tahab võib-olla enda tunnetuse piire natukene laiendada, sest luule on tegelikult, nii nagu mina sellest aru saan, on kontsentreeritud filosoofia. Ta saab läbi palju vähemate sõnadega, paari köite asemel on võib-olla mõni üks ainus luuletus. Nii et ma soovitaks seda inimesele, kes ikka veel midagi otsib ja tahab millestki paremini aru saada. Ja kindlasti ei ole vaja läbi lugeda kohe tervet raamatut. Piisab võib-olla ühest tekstist, näiteks iga kolmapäev. Ma loen siis ühe luuletuse sellest samast Kerge kogu jõust. Ajalugu tuleb oma elevantidega. Vibu, siidi ja heade hobustega. Taraani, katku ja nisuivaga. Kaubateede ja triumfikaartega. Ajalugu tuleb oma erivärviliste parrukatega, kollaste märkide, kusehaisu ja puuderdatud parukatega, täide, tuleriitade ja diplomaatiaga, katedraalide ja giljotiinide, gaasikambrite ja kivikirvestega, karukellaga nõlval, kiirustavate pilvede all. Ajalugu tuleb oma roomikute ja rakettidega, su surivoodile kätt hoidma, su hälli heinamaal kiigutama, su linna tornides lehvima, su kuud ja päikest läbi veresoonte liigutama.